Aastal 2001 ma lendasin suveks Ameerikasse lastelaagrisse. See oli üks üliõpilaste vahetusprogramm ja ma sattusin mitte riiklikku laagrisse, kuhu tüüpiliselt vahetusüliõpilasi võeti, vaid eralaagrisse. See oli eralaager, mis tegeles veespordialadega ja minu ülesandeks oli seal olla jeti instruktor. Ja selle kõrval, et ma päevast päeva vedasin lapsi suurele järvele ja tagasi jetiga, minu ülesandeks oli ka olla nendele nii-öelda siis majakeses juht või vanem. Ja seal oli siis umbes 10 last vanuses 12 kuni 16 ja mis need 2 ämbrit siis oli, mida ma seal korraldasin. Esimene ämber oli see, et mul puudus igasugune arusaamine juhtimisest ja juhtimisalane kogemus samuti puudus. Ja esimesel päeval ma mitte ei saanud nendega kokku ja ei rääkinud, et mis on nende ootused, mida nad vajaksid, vaid ma istusin maha nendega, ütlesin, et poisid, reeglid on sellised. Et piltlikult öeldes, kui teete asju nii, nagu mina ütlen, siis kõik sujub. Kui ei tee nii, nagu ma asju ütlen, siis järgnevad jutumärkides väiksed karistused. Loomulikult ma tegin seda läbi huumori, aga sellegipoolest ma tegelikult tunnen tagantjärele, et ma ei saanud nendega seda kontakti ja selline, ütleme siis, militaristlik käskude-keeldude süsteem eriti hästi ei toiminud. Aga palju suurem ämber oli see, et nende hulgas oli üks poiss, kes ei olnud mitte 16, vaid ta oli 17. Aga sa ei saanud olla enam see nii-öelda laagris osalev laps, kui sa olid üle 16 aasta vana. Ja sa said olla selline vahepealne selle counselori või õpetaja abiline. Ja ta oli kõik need eelnevad aastad olnud laagris koos nende lastega, kõik teda tundsid ja nüüd ta oli 17-aastane minu selles cabinis ja loomulikult ma oleks pidanud temaga kõigepealt suhteid soojendama, et ta aitaks mind. Aga kuna ta parajaid krutskeid korraldas seal, siis lõpuks ma olin väga-väga keerulises seisus, sellepärast et kõik lapsed kuulasid pigem teda kui mind ja selle asemel, et temaga minna vestlema otse ja öelda, kuule, sa tekitad mulle probleeme, ma ei saa seda majakest juhtida, kui sa tegelikult käitud siin nagu 14-aastane laps, mitte 17-aastane abiline, siis selle asemel ma läksin tegelikult ja rääkisin laagri ülemusega. Ma ütlesin, et mul on Ianiga probleemid, kas sa saad selle asja ära lahendada. Tema muidugi läks kõige kergemat teed pidi ja tõstis lihtsalt Iani sellest käbinist teise käbinisse. Ja see pahameel, mis tuli poistelt minu suunas, see kandis mind kõik need ülejäänud 8 nädalat. See jutt levis laagri peal. Ian, kes tundis seal kõiki neid inimesi, natukene ka läbi huumori ässitas kogu selle laagri minu vastu ülesse ja mul olid tegelikult väga-väga keerulised 8 nädalat. Kui sina oleksid olnud selles olukorras, kuidas sina oleksid lähenenud sellele? Mida sa oleksid kõigepealt nende lastega üritanud teha ja mida sa oleksid tegelikult teinud selle olukorraga, kui sa näed, et sul on seal majakeses inimene, kes absoluutselt sind ei aita, töötab vastu, tekitab probleeme, mis oleks olnud sinu strateegia?